Järgmine etteaste on siis meie Keskkonnaministeeriumi metsanduse ja looduskaitse valdkonda katval asekantsleril Marku Lambil, kes räägib meile taastuvenergia arendamise võimalustest siis looduskaitseliste nii-öelda perspektiivide läbi. Aitäh! Aitäh, Olavi! Tõepoolest tegutsen Keskkonnaministeeriumis teemadeks looduskaitse, metsandus, kalavarude kasutamine, kaitse ja püüan siis oma vaadet anda sellele, et kuidas taastuvenergia arendamine võiks siis keskkonnale mõjuda, et on see siis positiivne, negatiivne või miks seda üldse teha. Nii. Mina näen küll enda slaidi, aga teie vist ei näe. Ma kasutan paari kappi nii kaua, kui asjad lähevad paika. Nii, nüüd on vastupidi, nüüd ma näen Eesti Energia slaide ja teie näete minu slaide. Nii, nüüd on kõik hästi. Paari kapis on ka käidud. Kell veel ei käi, aga alustan pihta. Ehk siis vajadust, kõige lihtsam teadmine, et miks taastumatult üle minna taastuvale on see, et lihtsalt taastumatu mingil hetkel saab ikkagi otsa. On see siis homme või kunagi kauges tulevikus, et seda on tükk aega juba tegelikult räägitud, 70-ndatel vist räägiti sellest peak oilist ja sellest, et nüüd meil naftavarud on juba jõudnud sinnani, kus enam nagu lihtsalt naftat ei eksisteeri ja selle põhjal enam nii lihtsalt ressurssi kasutusele võtta ei ole võimalik, oleks vaja alternatiivseid kaalutleda ja mida varem seda mõtlema hakkame ja seda alternatiivenergiat siis kasutusele tooma hakkame, seda ilmselt lihtsam on selle kogu protsessiga hiljem kohaneda siis. Kuulsime ka eelnevas ettekandest, et nõudlus energia järgi pidevalt kasvab, mida rohkem inimkond areneb, võitleb vaesusega ja soovib majandust edasi arendada, on üsna loogiline, et soov ka energiat järjest rohkem kasutada kasvab. Ka meie 25 aastat tagasi ei tarbinud ilmselt sama palju, kui me tahame homme tarbida ja nii edasi. Et kõik see ilmselt tekitab meie vajaduse mõelda alternatiivide peale. Taastuvenergiat ka on siin ju igatpidi proovitud defineerida, ongi palju tõlgendusi, ajaskaala on ilmselt see, mis määrab selle, et kuna üks või teine ressurss siis taastub. Meil tõesti tuult, päikest, vett, biomassi, miks mitte maapõuest talletatud soojust on võib-olla kõige paremini võimalik kasutusele võtta. Keskkonnakaitselisest eelistustest rääkida, loomulikult ütleks, et tarbime vähem, et siis ka see mõju keskkonnale on väiksem. Et selline lihtne soov keskkonnavaatest. Ilmselt kogu neid muid protsesse arvestades see väga kergesti ei realiseeru. Aga kui see ei realiseeru, võtame järgmise parima alternatiivi, et kui me toodame energiat, tarbime energiat, siis prooviks võimalikult efektiivselt seda teha ja et energiakaod oleksid võimalikult väikesed ja oleksid ka keskkonnamõjud leevendatud, võimalikult palju maandatud ja nii edasi. Et miks neid vältida siis peaks, et kui hästi see näha, teil on Rootsi teadlased on just juba 10 aastat tegelenud selliste maa taluvuspiiride hindamisega. See graafik pärineb 2015 avaldatud teadusartiklist, kus nad püüdsid 9 põhikomponenti hinnata, millel siis nagu see maakera või planeedi taluvuspiirid koosnevad ja kui palju inimkond neid ressursse siis täna kasutab, kas me kasutame selles taluvuspiirides või oleme neid ületamas.
et erinevad lämmastik- ja fosforiühendid ja selles biosfääri mõttes oleme me neid piire täna oluliselt ületamas, kas või see, et palju me või kuidas me kasutame või oleme hävitanud näiteks erinevaid elupaiku, mis on meie liikidele ja ökosüsteemide toimimise jaoks nagu vajalikud, on hinnatud, et oleme pigem nagu selles tempos, kus järjest liigid planeedid kaovad ja seda vähenemist ei ole õnnestunud meil peatada, et see omakorda planeedil ilmselt midagi halba ei tee või planeet ilmselt säilib. Küsimus on see, et kas kõik need protsessid omakorda kuidagi inimkonda mõjutavad. Et kas me oma tavapärased harjunud teenuseid siis planeedilt edaspidi nii hästi saame või ei saa. Et kas planeet suudab meile toota seda puhast õhku või puhast vett sellistes kogustes, nagu me oleme harjunud. Et see on pigem siis see küsimus ja miks me peaksime neid mõjusid ehk järjest enam arvestama. Ja on arvestatud ka sellest kliimareppest räägitakse võib-olla üsna palju viimastel aegadel, aga tegeletakse ka juba päris pikka aega ju selle tasakaalustatud eesmärkide seadmisega ja et kuidas planeedil Maa kõike arvestavalt jõuda selleni, et Maa ressursid oleksid jätkusuutlikult kasutusse võetud, ühiskonnas ei oleks vaesust ja planeedil valitseks rahu ja tegeleme me jätkuvalt ka sellega, et nendel liikidel, kes koos meiega siin planeedil eksisteerivad, oleksid tagatud ka elupaigad, et liigid, kellega me siin oleme harjunud, säiliksid ja ökosüsteem, mis pakub meile täna erinevaid teenuseid, seda sama puhast vett näiteks, et see toimiks endiselt. Et kõik need kokkulepped tegelikult järjest enam viivad ka meid selleni, et me kasutaksime vähem või vähendaksime sõltuvust taastumatutest energiaallikatest ja jõuaksime järjest lähemale sellele, et jätkusuutlikult ressursse kasutada ja kasutada ka puhtamaid allikaid ka näiteks energia tootmiseks. Eesti vaates või tegelikult siin slaididel ei käsitle ainult seda kogemust, mis on Eestis kogutud, et paratamatult taastuvenergia nüüd väga pikka ajalugu Eestis ka ei oma, tead kogemusi meil on ja mõjusid oleme hinnanud suhteliselt lühikest aega. Ja kindlasti ei ole taastuvenergia meil sedavõrd massiliselt kasutusel kui näiteks mõnedes suuremates riikides. Seetõttu ka minu järeldused on võib-olla natuke laiemad kui ainult Eesti kontekstis. Aga tuulest alustades, igal juhul Eesti selles mõttes on ju positsioneerub planeedil suhteliselt hästi, et mererannikut meil on suhteliselt palju justkui, kus tuul on tavapärasest tugevam, meret justkui ka oleks, kus tuul puhub. Küsimus on kindlasti, et need näiteks samad rändlinnudki armastavad millegipärast ka rännata ranniku äärt pidi pahatihti ja eks see natukene siis ka neid häirib, kui seal peaksid olema massilised tuulepargid. Aga jah, siin uuringuid tõesti Eesti kontekstis vähe tehtud, lõppkokkuvõttes palju nüüd mõjutab, on hinnatud ka, et lindude puhul, et kodukassid tapavad igal juhul sadades kordades rohkem linde kui tuulikud, võib-olla on ka nii, et mis linnud need täpselt siis on ja on ka ilmselt teine jutt. Aga mõju on olemas, kui ehitada väga mastaapseid tuuleparke, siis rännuteedel ilmselt peab lihtsalt ringi lendama, peab otsima ja õige tee leidma.
on räägitud ka sellest, et kaladel kudealasid kindlasti võib tuulepark mõjutada. Seda olukorras loomulikult, kui see tuulepark rajada täpselt nagu kudeala peale, mida võib-olla ei ole mõistlik teha. Aga muudest mõjudest, jah, eks see ongi põhiline, võib kaasneda varje- või elupaikade häving, rändeteede muutus, otsesed surmad võib-olla mitte nii palju, aga erinevad kuhjuvad ja kombineerivad mõjud siis igal juhul eksisteerivad. Aga hea uudis on ka, et neid saab ju vältida. Et see asukoha valik on muidugi peamine, et need, kes tuuleparkide rajamisega rohkem kokku puutuvad, ilmselt ei arva, et see nii lihtne on, ilmselt ei olegi. Lisaks sellele, et me näiteks lindudele püüame siin mõelda ja ei soovi, et tuulepargid oleks rajatud kudealadele kalade mõistes, siis ega see inimene ka väga hästi ju tuuleparki enda naabruses näha ei taha, et eks see ongi selline planeerimise väga suur ja keeruline ülesanne. Aga keskkonna mõttes igal juhul on arvestatav alternatiiv, vältida tasuks siis tõesti lindude rändeteid ja tänapäeval on võimalik tegelikult tuult toota nii, et me tuuleturbiinide töörežiimi kohandaksime või siis on ka erinevaid ultraheliga peletamise viise, et linnud siis ei lendaks ilmtingimata nende tuulikulabade pihta või siis on ka erinevaid muid tootearendusi, mis üldse välistavad selle, et linnud neile turbiinidele otsa lennates võiksid hukkuda. Päikseenergiast nii suurtes mastaapides ilmselt Eesti kontekstis pole põhjust rääkida kui sellel pildil. Võib-olla kunagi on, ei tea. Täna minu teada vist ka Eesti Energia plaanid nii mastaapsed vist veel ei ole. Aga põhiline mõju selle päikseparkide puhul on kindlasti see konkurents elupaiga peale. Et kuhu see parasjagu siis päikesepark, siis, kui nii võib öelda, saab ehitatud, et kes seal konkureerib selle elupaiga peale ja päeva lõpuks muidugi kogu selle tasuvus on eraldi teema, et kas seda päikest siis ka jagub, aga keskkonnavaatest eelkõige mõjud elupaikadele. Nii, ja siin ka on keskkonnavaates teatud lahendused olemas. Eesti kontekstis ma arvan, et see, et kui hoonete katusele linnas päiksepaneeli püstitatakse, et see keskkonnamõju on seal nagu suhteliselt tagasihoidlik. Ja suurte parkide rajamisega me veel ei tegele. Britid on siin küll usinasti mõelnud ja püüdnud välja tuua lahendusi, et kui minnakse sellised parke rajama, et kuidas siis seda keskkonna jalajälge vähendada. Ehk soovitatakse maa paralleelkasutust igal juhul, et seal samaaegselt energiatootmisega oleks siis loodud tingimused kas või erinevatele tolmendajatele või lindudele või muudele loodust armastavatele liikidele. Võiks kasutada sellist maad, mis on keskkonna mõttes vähe väärtuslik, mõned ammendatud siis kaevandusalad näiteks või miks mitte mahajäetud riigikaitse polügoonid näiteks on leidnud kasutust ja jällegi päeva lõpuks asukoha valik on ka seal oluline. Eesti näitel võib-olla lihtsalt neid pilte vaadates esmasena tuleb meelde sellised poollooduslikud kooslused, mis Eestile on omased, puisniidud näiteks, kus koostoimes oleks mõeldav
samamoodi päikeseenergia tootmine väikese keskkonnamõjuga. Nüüd liikudes edasi, Eesti mõttes veeenergiat oleme me ka omajagu siin Eestis kasutanud. Mõju sellel keskkonnale on suhteliselt suur. Eelkõige selle tõttu, et hüdroenergia tootmiseks on vajalik paisutamine, see omakorda toob kaasa elupaikade muutuse, teatud liikide jaoks vajaliku kudealade kadumise ja põhiliselt muidugi on rändetakistus see, siis, mis on ehk suuremaks mõjuriks. Päeva lõpuks omakorda see kulmineerub osade liikide nagu hukkumisega või arvukuse olulise vähenemisega. Et lõhelistest rääkides, täna me tegeleme sellega, et Läänemeres näiteks kas või kvoote kokkuleppedes räägime lõhe väljapüügil tükkides, et me ei räägi nagu tonnidest ja sadadest tonnidest, mida me iga aasta võiksime välja püüda, vaid me räägime, et mitu tuhat tükki lõhe me võiksime siis välja püüda. Et oleme ka teinud sellised inventuurid jõgedest, kus kalade ränne on siis takistatud või üldse on paisutamisega tegemist. Siin kaardi peal on üks 1000 objekti kaardistatud, umbes 500 on jäetud veel kuidagi kaardistamata või me ei tea nendest väga täpselt. Nendest 1000 paisust siis omakorda 75 on sellised, mis on tegelikult kaladele läbimatud, ehk nad ei saa siis vajadusel elupaika vahetada või rännata sinna, kus nad saaksid paremini kudeda näiteks või oleks nendel sobivamad elutingimused. Ja ligi 40% nendel paisudel on kaasnenud siis selline oluline elupaiga muutus. Aga ka seal on lahendused täiesti ju olemas selleks, et vältida siis või leevendada kuidagi seda olukorda. Lõheliste jõgedel on täna kohustus tagada kaladele läbipääs selleks, et nad saaksid minna merre ja sealt omakorda tulla jõgedesse tagasi kudema. Siis selleks on rajatud ligikaudu 100 kalapääsu Eestis, pisut alla selle, mõned nendest toimivad hästi, mõned halvemini, aga esimesed edusammud selleks on olemas. Seda nüüd ilmselt me veel ei taga, et näiteks Angerjas, kes kunagi siin Sargassost kudemise järel tuli tagasi Võrtsjärve, et sinnamaani me veel ei ole jõudnud, viimased 60 aastat oleme pidanud Angerjat Võrtsjärve asustama. Täna iga aasta maksumaksja raha ligi 150 000 eurot sinna läheb, viimased 60 aastat me oleme seda teinud. Üks võimalus on ka seal Narva jõel näiteks tagada kaladele läbipääs, aga kui leidub selliseid objekti, kus ei ole mõistlik seda teha, kulud on liiga suured või see ei ole tehnoloogiliselt võimalik, siis alati on ka lahendus see, et valime siis keskkonnale sõbralikuma tee ja kasutame muid taastuvenergia allikaid selle hüdroenergia asemel. Biomassist oli siin ka pisut eelmises ettekandes juba juttu. Taastuv energia seegi üpris suurt osa Eestimaad biomass katab. Keskkonnamõjudest loomulikult biomassi kasutamise mõttes on oluline, et me arvestaksime elupaikadega. Mõju on elupaikadele kindlasti. Selleks, et vähem häirida nende liikide elupaiku, kes on meil ohustatud,
selleks meil esimese hooga, me räägime kaitsealade võrgustikust, on oluline moodustada. Ja tegelikult on ka kokku lepitud see, et palju me siis võiksime biomassi metsast igal aastal kasutusel võtta. Iga 10 aasta kohta metsanduse arengukava me koostame. Maksimaalselt aastani 2020 igal aastal võiksime 15 miljonit tihumeetrit Eesti metsadest likviidset puitu välja tuua. Selle juures kas siis otseselt või kaudselt on meil ka sellist biomassi tekkimas, mis on siis kasutatav energeetikas. Et kui metsakasvataja läheb puud istutama ja mõtleb, et esimeseks eesmärgiks seab ehk palgi kasvatamise, siis seal palgi küljes paratamatult on latv, oksad, lehed, okkad, muu selline, mis sobib hästi kasutamiseks energeetikas. Ja meie nii-öelda ajalugu, kust me oleme tulnud, on meile kaasa andnud ka päris palju sellist ressurssi, mida ei olegi varem väga majandatud. Neil on metsastunud põllumaid näiteks eraomandis suhteliselt palju, kus on ka nii-öelda bioloogilist väärtust, aga on ka selliseid majandusmetsi, kus peamiseks väljatulekuks ongi energiapuit. Et igal juhul seal seda ressurssi ja seda ruumi pisut veel jagub. Lisaks sellele rääkisin korraks ka poollooduslikest kooslustest, ka neid meil 10 000 hektarit kaupa Eestis on, mis tegelikult vajavad ka hooldust. Näiteks need samad puiskarjamaad siis või rannaniidud, mis omakorda kasvatavad biomassi, see tuleb sealt kokku koguda. Täna on küsimus selles, et ei ole turgu sellele ilmselt ka hinna mõttes lihtsalt, et ja võib-olla siis nii-öelda ei ole sedavõrd väärt energiaallikaga tegemist, aga vähemalt ressurss, kui selline eksisteerib, usun, et on lähiaegade küsimus, kuna siis see ka oleks võimalik kasutusse võtta. Biomassi kasutamise juures nüüd mõjusid maandada saab samamoodi, et üks asi on kindlasti see, et tõesti me lepime kokku, palju meil on seda iga-aastaselt võimalik kasutusse tuua. Metsanduse puhul me räägime nendest järjest rohkem jätkusuutliku metsandusest. See kontseptsioon on ühtepidi hõlmab seda, et palju me suudame juurde kasvatada ja hõlmab ka sellist ühiskondlikku kokkulepet ja ka seda, et kui palju me samal ajal ohustame looduskeskkonda. Eestis ja ka tegelikult mujal maailmas järjest rohkem arenetakse selles suunas, et seda liikide kadu vältida, millest ma alguses rääkisin. Selleks siis teatud alad jäetaksegi kasutusest kõrvale, aktiivsest majandustegevusest kõrvale. Eestis on looduskaitsega ka nüüd pisut üle 100 aasta juba tegeletud. Oleme ka peale Euroopa Liiduga liitumist ühises üle-euroopalises võrgustikus, kaitsealade võrgustikus. Siin kaardi peal see kõik see valge osa peaks olema see, kus on majandustegevus ilma looduskaitseliste piiranguteta võimalik. Palju sellest on muidugi energeetilises mõttes kasutuskõlbmatu alaga, kas või sellepärast, et seal kasvatatakse toitu. Aga ja need väiksed täpid kindlasti reaalsuses ei ole päris nii suured, nagu siin kaardi peal on, et selles mõttes on ruumi küll, aga see kaitsealade võrgustik on see, mis peaks tagama meile selle, et meie ökosüsteemid toimivad, meile olulised liigid ei hävi ja on võimalik ka taastuvenergia siis järjest suurenev tootmine.
lõpetuseks lihtsalt, mida mina näen, et võiks olla need komponendid, millega oleks võimalik taastuvenergia kasutamise suurenemine, no igal juhul see planeerima peab targalt planeerima, kohta, kus on energiat iseenesest mõistetavalt, aga tasub planeerida energiatootmine ka aladele, kus on kõige väiksem keskkonnakahju, või siis mõelda selle peale, kuidas nüüd seda kahjusid leevendada, maandada. Ressursse, mis meil on, tasub võimalikult efektiivselt kasutada. Ära tuleb kasutada tehnoloogia areng, ise sellesse panustada, võtta üle sealt, kus seda on võtta. Fossiilsete kütuste kallinemine lihtsalt sellepärast, et see parastamatult paneb inimesed mõtlema ja uusi tehnoloogiaid arendama. Et see, ma usun, aitab ka taastuvenergia kasutusele igal juhul kaasa. Minu poolt kõik, aitäh! Aitäh, Marku! See oli huvitav ettekanne, sa näitasid siin igasuguseid huvitavaid pilte, minule mõjus eriti ergastavalt need linnu- ja kalahakke slaidid. Ja tegelikult mul tuli selle peale meelde üks väga huvitav uuring, mis tehti Suurbritannias tuuleparkide keskkonnamõju kohta, et seal tehti järeldus, et tuuleparkidest läbi lennates hukkub õige mitu tuhat lindu aastas Suurbritannia kontekstis. Ja siis uurijad läksid natuke kaugemale ja siis tuli väga huvitav osa sellest tekstist, et meie armsad kodused või nende oma armsad kodused kiisumiisud panid nahka siis aastas umbes 2 miljonit lindu, väikest värvukest, et umbes 3 suurusjärku rohkem, et siis need olid niisugused võrreldavad mõjud. Et jälle mõtlemise koht, et millega siis tegelema peaks. No igal juhul ja seal vahepeal kuskil on veel suured klaashooned, ilmselt mis samamoodi linde takistavad. Ja pärast tuleb klaas ja pesta, eks ju. Sedagi. Aga veel kord võimalus auditooriumil olla aktiivne. Ja, palun. Jaanus Arukaevu, Eesti Energia. Ütlema. Küsimus võsastumise kiiruse kohta. Vahepeal on palju räägitud sellest, et Eesti mets võsastub, et keskmine sellise lepiku osakaal metsafondis kogu aeg kasvab. Kas see on peatunud, tagasi pöördunud või jätkub see trend? Mina ei julgeks seda nüüd lepikut päris võsaks nimetada. Et mets on seegi ilmselt 30 aastaga raie küpseks umbes kasvab. See, et meil endiselt on loomulikult see mure, et meil pigem, kas ta nüüd mure on, oleneb kus kohalt vaadata, juurdekasv metsades on endiselt suurem, kui me sealt välja võtame. Et selles mõttes, kui küsimus on, et kas see vähem väärtusliku puidu osakaal väheneb, siis pigem on ta nagu heal juhul samaks jäänud või pigem kasvab veel endiselt. Nii, on veel küsimusi? Ühe küsimuse luban veel. Et aega sisse jääda. Võime ka seda et kui ei ole, et siis ma lihtsalt küsin sul lihtsalt aja käivitumisega võttis aega, nüüd me oleme natuke nihkes ka. Et ma arvan, et kommentaari mõttes, et kui rääkida keskkonnamõjust, eks ju, et ma vaatasin tuulepaneelide puhul ka, et see tõid kõige rohkem esile just selle maakasutuse perspektiivi ja selles vaates, et sealt tuli ka see elupaikade teema, eks ole. Aga muidugi meile väga sobivalt on ju väga suur keskkonnamõju, mis nagu päikesepaneelide tootmisega tekib, see jääb meile sobivalt hästi kaugele kuskile Hiinasse ja veel kuskile kaugele. Aga ta on siiski olemas ja me peame nagu endale aru andma, et selleks, et seda elementi kätte saada, mida siis sinna päikesepaneeli peale laiali määritakse, et selleks tuleb keegi kuskil kaevandab ja keegi kuskil rikastab ja keegi kuskil veel teeb midagi selle materjaliga. Nõus, et see kogu elutsükkel, mis ühe toote juures on, et seda ma oma ettekandesse täna ei toonud tõesti, et aga nõus, see on seal täiesti olemas ja mitte väike ilmselt. Just. Aga veel kord tänud sulle. Aitäh.